Siin esiti ma usun, et me siin kõik teame seda lugu ja oleme seda kunagi oma elus lugenud ja mõelnud selle peale. Lihtsalt võib-olla taustaks öelda, et see, mida Taavet siin teeb, on vale ja see on patt. See on lihtsalt see algus, et me seda teaksime. Ma väga palju ei taha sellesse konkreetsesse hooramisse ja mõrvamisse minna, aga lihtsalt üldpildiks. Et kui me mõtleme nüüd Taaveti elu peale, kuidas Taavet siis sellisesse kohta jõudis, et ta nüüd teeb nii sellise nagu faceplandi või sellise suure nagu kõlvatuse, et kuidas ta sinna jõuab. Et kui me mõtleme Taaveti elu peale tagasi, siis me näeme ühte poissi, kellest siis tuleb ja saab kuningas. Ja see kuningaks saamise protsess ei ole üldse mitte lihtne ega kerge Taaveti elus. Küll ta võitleb alguses Sauliga, siis ta alguses saab Sauli sõbraks, siis Saul hakkab teda vihkama, siis ta hakkab teda taga ajama, siis ta põgeneb. Pool oma elu ta siis proovib kuidagi ellu jääda, kannatab, tal on oma mingisugune väike armee tekib ja küll teda ajavad filistid taga, siis ajavad teda iisraellased taga, siis ajab teda ennemalt karu ja lõvi taga ja koljat ja kõik asjad. Et Taaveti elu on olnud päris keeruline enne seda. Aga nüüd Taavet jõuab sellisesse kohta, kus selle loo alguses ma fokuseeriks sellele esimesele salmile, kus ta ütleb siin 11. Ja järgmisel aastal kuningate sõtta mineku ajal läkitas Taavet Joabi ja koos temaga ta sulased ja kogu Iisraeli sõtta ja nad hävitasid aamonlasi ning piirasid Raabat. Taavet ise aga jäi Jeruusalemma. Et siin see esimene salm on minu arust selle peatüki üks suur nael, millesse kogu lugu hakkab argnema. Ja see hetk siin Taavetil enam neid probleeme pole, sest Taavet on saanud nüüd kuningaks, Saul on surnud, vilistid on ümberringi, kaotavad järjest lahinguid, Taavetil on võimas sõjaväepealik Joab, tal on üle 30 väga vahva mehe, kes teevad tõeliseid imetegusi, kes on nagu tõelised võimekad sõjamehed ja mõnes mõttes ennem ta käis kõikides nendes sõdades kaasas, võitles, tegi seda tööd ja nüüd ta lõpuks jõuab sellisesse kohta, kus ta oma südames võiks mõelda, nüüd ma olen kohal. Rahu on saavutatud, mõned väiksed sõjad, need Joab lahendab ära, eks ju. Mul on siin ilus maja, suur rõdu, eks ju, nagu me lugesime, et kuninga rõdul ta kõnnib, eks ju. Kõik Jeruusalemmas on rahu ja mul ei ole vaja enam tööd teha, sest minu süsteem toimub. Mul on Taavet mõnes mõttes, nagu, kui me enda konteksti tahaksime jõuda, siis ta on jõudnud nagu sellisesse passiivsissetulekuga staadiumisse, nagu meie täna kultuur otsib ja tahab saada. Ma tahaks, et mul oleks olemas maja ja see oleks valmis. Ma tahan, et mul oleks sissetulek ja ma ei peaks tööle minema. Ma tahan, et mul mis iganes inimeste südame mõtted on, mille poole meie tänane ühiskond nagu figureerib või püüdleb. Ja Taavet on mõnes mõttes selles kohas. Ja selles samas kohas ta mõnes mõttes mõtleb, et nüüd ma olen nagu selles nii-öelda Eedeni aias. Me lugesime ka seda Eedeni aia lugu, eks ju, et nüüd on rahu ja nüüd on paradiis käes ja see on Taaveti maapealne paradis. Ja nüüd selle maapealse paradisi sees olles Taavetile tekib nagu jõudeolek, nii-öelda tõotus või lodevatus, ta lubab seda. Aga kui me lähme nüüd sinna paradiisi aeda, eks ju, me lugesime ka seda, kui te panite tähele, esimeses Moosese raamatust teisest peatükist, siis Jumal loob inimese ja ta paneb ta patute inimese Eedeni aeda ja ma loen siit enne pattu langemist 2:8 ja issand Jumal istutas Eedeni rohu aia päevatõusu poole ja pani sinna inimese, kelle ta oli valmistanud.
Ja 15 loen, 2.15. Ja issand Jumal võttis inimese ja pani ta Eedeni aeda harima ja hoidma ja issanda Jumal keelas inimest ja ütles, kõigist aiapuudest sa võid küll süüa, aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa. Et siin on nagu kaks asja, mida Jumal patuta inimesel Aadamal siis käsib teha. Ta paneb ta sinna aeda, ta on valmistanud talle keskkonna ja nüüd ta ütleb, et ta peab seda aeda harima. Ja mõnes mõttes, kui me nii vaatame, siis see harimine võiks tähendada tööd või progressi millegi poole, ehk siis luua mingist asjast midagi muud. Ja kui me mõtleme, et kas see siis täna ka nii on, siis kui me vaatame peale patu langemist on 3. peatükk, 3.17, Jumal ütleb Aadamale siis selle needuse. Aga Aadam nad ütles siis, kui nad olid pattu teinud, et sa kuulasid oma naise sõna ja sõid puust, mille mina sind olen keelanud öeldes, sa ei tohi sellest süüa, siis olgu maapind neetud sinu üleastumiste pärast. Vaevaga pead sa sellest sööma kogu eluaja. Ta peab sulle kasvatama kibuvitsu ja ohakaid ja põllutaimed, olgu sulle toiduks. Oma palge higiga pead sa leiba sööma, kuni sa jälle mullaks saad, sest sellest oled sa võetud, tõesti, sa oled põrm ja pead jälle põrmuks saama. Et siin Jumal mõnes mõttes neab seda tööd, ehk siis seesama aia arendamistöö, mida Aadam pidi tegema, nüüd muutus lihtsalt raskemaks. Nüüd tuleb ka kibuvitsad ja higi ja raskus ja päevapalav, mida me kõik täna oleme kogenud. Me ei ole selles mõttes täiuslikult head tööd või aia arendamistööd selliselt kogenud ilma patuta. Me oleme alati seda kogenud koos patuga. Ja nüüd selle kirjakoha eeldus minu eeldus on see, et töö tegemine iseenesest või loomine või edasiarendamine või püüe millegi poole on hea. Jumal on andnud meile üheks eesmärgiks püüelda kuhugi poole. Et teha seda kohta, milles me elame ja kus me elame paremaks paigaks. Olgu see siis, kui me tuleme meie konteksti tagasi, olgu see siis raamatute kirjutamine, laste kasvatamine, mis iganes ühiskonna arendamine, nii nagu me teistes kohtades ka piiblitervikus võime lugeda, et meie kristlastena peaksime olema need, kes arendavad edasi seda kohta ja kultuuri, kus me oleme, et me võiksime tuua au Jumalale. Ehk siis see töö tegemine, millega Jumal mõnes mõttes Aadamat võiks isegi öelda õnnistas või andis talle selle käsu, on hea täna meile ka. Ja Taavet, mida ta siin teeb, see asi, mida ta siin teeb, ongi see, et ta seda just ei tee. Ta ei taha enam teha, ta mõtleb, et nüüd on see minu jaoks see patuneedus, millega Jumal Aadamat needis, on ületatud. Ma olen jagu saanud nendest ohakatest ja palgehigist, mina enam palgehilgis ei kavatse tööd teha ja riskida sõjaga või mingi muu asjaga. Ma nüüd olen kodus, las Joab sodib, mina olen siin. Ja mõnes mõttes, kui me mõtleme nüüd enda kultuuri peale, selle Eesti riigi ja üldse lääne kultuuri peale, siis me teinekord võime leida ennast täpselt selles samas olukorras kaugelt mõttes. Meil on nagu igatsus jõuda sinna staadiumisse, kus Taavet on. Me tavaliselt ei ole selles kohas muidugi. Me peame tööd tegema ja vaeva nägema, aga meil on nagu igatsus, kui ma nüüd jõuaksin sinna kohale, siis mu hing oleks rahul. Kui ma nüüd saan selle osta endale maja kohe kähku ja ma elan selles uhkes majas, siis mu hing on rahul, ma ei pea enam muretsema, nüüd ma olen paradiisis. Aga Taaveti elu on mõnes mõttes nagu hea ehe näide sellest, et meie rahukoht ei ole nagu... See ei lõppe siin maailmas ja me mõnes mõttes ei pea otsima seda rahu sellest maailmast, vaid mida me tegema peame, on see, et me oleksime ustavad Jumala kõiges, mida me teeme. Ehk siis mõnes mõttes see
hea aia harimistöö, seda me peaksime tegema lõpuni. Olgu see siis meie eludes ükskõik, milles see siis enam-vähem väljendub, aga me peaksime looma väärtus siia maailma. Ja nüüd, kui me mõtleme ennast täna siia meie konteksti jälle Eestisse, ma ei tea, kui palju teie olete mõelnud sõja peale või selle peale, et äkki sõda tuleb ja viib kõik minema, mis ma olen teinud ja kui me näiteks mõtleme Eesti iibe peale, see on kõige madalam iive, inimesed ei julge sünnitada enam ja miks nad ei julge? Kaks asja. Esimene asi on see mugavus, eks ju. Paljud inimesed on võib-olla seal lähedal selles Taaveti olukorras, et mul on tegelikult lasteta päris mugav. Olgem ausad, nagu mul on 3 last, eks ju. Et ilma lasteta ralliga 2 meil teha ükskõik mida on väga palju mugavam kui lastega. Nagu päris väga palju mugavam. Lapsed võivad olla tüütud, siis nad lähevad riidu üksteisega, sellepärast, et nad on sellest samast Aadama soost, siis nad kaklevad, siis nad tahavad saada midagi, võib-olla mõned tulevad pistpüksi vales kohas täpselt ja mina pean kogu sellega tegelema. See on päris tüütu. Mul oleks 2 palju nagu lihtsam. Võib-olla, ma arvan, et mitte toredam mitte ja mitte Jumala perspektiivis parem, aga lihtsam. Samamoodi nagu Taavet siin ja eestlased ka, kui nad mõtlevad elu peale, siis meil on mõnes mõttes kiusatus mõelda selle peale, kuidas meil oleks lihtsam, kuidas meil oleks parem. Et meil oleks see super töö, parem kui kodukontoris, parem kui üldse ei peaks tööl käima. Et oleks meil juba täna kõik kodu olemas, auto olemas, mis iganes mõtleme, eks ju, saun, mis muud värgid, et me saaks tunda ennast hästi. Ja kui meil, mina tahangi täna seda ütelda, et kui me ühel hetkel veel ei ole seal või oled, eks ju, siis kui ühel hetkel sa oled selles kohas, siis see täpselt see samane, see nii-öelda loidus või jõuetus või rahutus on täiesti aktuaalne asi, mis on tulemas. Sellepärast kõik rikkad, kes on päriselt rikkad, ütlevadki seda, et nad reaalselt nagu ütlevad neile, kes ei ole rikkad, eks ju, et sellest ei tule rõõmu, sellest ei tule seda, mida inimesed mõtlevad, et tuleb. Et nüüd on see koht, Eedeni aed. Eks tegelikult, mida meie hing igatseb meie sees, on jõuda Jumala juurde, rahu Jumalaga, jõuda issanda hingamisse, sellesse, milleks me tegelikult oleme kutsutud. Aga seda hingamist, vähemalt piibelikult ma ei näe, et me saaksime selles maailmas. Seda hingamist me saame Jumala juures ja nii kaua, kuni me oleme siin maa peal, nii kaua on meid kutsutud olema ustav Aadam. Nii nagu Jumal pani Aadama Eedeni aeda seda harima, nii on meie töö selles maailmas panustada siia nii palju, kui me suudame seda teha. Olgu see sõda ukse taga või mitte, siis Martin Luther ütles hästi, et kui homme tuleks maailma lõpp, siis küsiti, mida ta teeks, siis ta ütles, et ta istutaks puu. Ja meie see suhtumine peaks selles maailmas olemegi täpselt selline, et meie innukus, mida siis teha? Armastada oma ligimest kõigest südamest, meelest, vaimust ja hingest ja oma Jumalat kõigega. See ongi nagu need 2 asja, milles me peaksime liikuma ja leidma oma rahu. Ja ma arvan, meie Eesti kultuuris tulebki tänu sellele, ma arvan, väga tihti depressioon inimestele, sest nad ootavad midagi ja siis nad saavad selle kätte ja sellepärast, et nad võtsid laenu või mingit muud asja ja nüüd neil on nagu näiliselt see mõnes mõttes käes ja siis nad pettuvad, et see ei olnudki nii hea. Ma mäletan, kui ma sain oma esimese uue auto, see oli väga tore, tähendab, mina ei saanud, aga firma sai ja ma sain sellega sõita, siis ma mäletan, kui ma ootasin seda, siis see oli nii tore ja vägev ja siiamaani on tore, aga lihtsalt see kui sa sellega olid juba sõitnud mingi paar kuud, siis sa said aru, et tegelikult see jääb vanaks ja mingil hetkel hakkab roostetama ja
siis tulevad mõlgid sisse ja tegelikult kõik nagu hävib. Ja isegi need uued ja vinged unistused meie peas, need hävinevad. Ja sellepärast, mis meie, see on üks viis, eks ju, kui meil täna on rahuaeg, me võime mõelda seda, et me saame panustada ja teha, aga ütleme, paneme ennast sinna sellisesse stsenaariumisse, et nüüd päriselt nüüd tulebki sõda ja tulevadki raskused ja tulebki selline olukord nagu Taaveti elus ka. Vaata, kui Taavet oli selle pattu ära teinud, siis tuleb Taavet juurde Naatan. Ja Jumala sõna tuleb Taavetile, kui te olete seda lugenud, siis lugege kindlasti, ma ei hakka seda praegult lugema, aga 2. Samueli 12. peatükk. Ja ma loen siit ühe killukese. 12.9. Mis pärast sa oled põlanud issanda sõna, siis Jumal räägib Taavetiga või siis läbi Naatani. Mis on tema silmis paha, tehes seda, mis on tema silmis paha, et Uurija sa lõid mõõgaga maha ja tema naise sa võtsid enesele naiseks. Jah, temaga sa tapsid aamolaste mõõgaga, aga nüüd ei lahku mõõksu soost, mitte iialgi, sellepärast, et sa oled mind põlanud ja oled võtnud Uurija naise enesele naiseks. Nõnda ütleb issand, vaata, ma lasen sinu oma soost tulla sulle õnnetuse. Ma võtan sinu naised su silme eest ja annan su ligimesele ja tema magab su naistega selle päikese paistes. Kuigi sina oled seda teinud salaja, teen mina seda kogu Iisraeli ees ja päisepäeva ajal. Et see on nagu Jumala karistus Taavetile, kuigi ta annab talle andeks selle patu, Taavet ei sure, sest patupõlk on surm. Taavet jääb ellu, Jumal on talle andeks andnud, aga ometi patule järgneb tagajärg ja siin on see Taaveti tagajärg, et tema enda soost tuleb see, kes teeb seda. Kui ma korraks põikan tagasi selle Uurija juurde, siis kui ma lugesin seda 11. peatükki, siis kui te võrdlete Uurija suhtumist Taaveti suhtumisega, siis Uurija suhtumine just oligi see, et teised on sõjas, teised on vaevas, kuidas mina saan teistmoodi, mina pean ka tegema. Ja Taaveti suhtumine on siin nagu laisklemine, nagu see 11. peatükk nagu teist korda ta uuesti proovib seda Uurijat siis saata oma naise juurde, aga tema on ustav mees, ustav sõjamees on see Uurija, üks Taaveti vahvatest meestest. Ja see ei ole nagu, mõnes mõttes seda võiks tõlgendada niiviisi, et kui vähe ta oma naisest hoolis või on ta oma naise peale pahane, et ta ei läinud tema juurde, kuigi ta oli sõjas. Vaid pigem on siin see suhtumine minu arust see, et Uurija süda on nii ülevate asjade küljes kinni, ehk siis Jumala teenistus, kuninga teenimine, Joobile ustav olemine, need aumehe asjad, mida Uurija teeb ja selle au pärast ta ei saa teha neid asju, mida Taavet siis siin suunab teda tegema. Aga kui me läheme nüüd selle patu tagajärje juurde, siis Taaveti patu tagajärg hakkab selles, kui tema enda poeg Absalom tuleb ja teeb vandenõu Taaveti vastu, lükkab ennast ise kuningaks ja siis Taavet peab põgenema. Ja kui Taavet põgeneb, kui te teate seda lugu, siis Taavet põgeneb oma poja eest ja siis tuleb Sauli sugulane ja loobib Taavetit kividega ja ütleb, et näe vaata, Jumal karistab sind ja põhimõtteliselt neab teda, siis ta näeb, kuidas mõnes mõttes Taaveti elu kukub täielikult kokku tema enda mõnes mõttes pattude pärast, aga see võrdum sellest võikski meile ka olla see, et teinekord, kui meie eludes ongi väga raske ja ongi väga raske aeg, need, kes oletame, et Eestis ongi sõda ja reaalselt majad lendavadki õhku
ja inimesed surevadki meie kõrval ära või me oleme leinas või mingis muus asjas, siis see on see teine koht, kus me peaksime lootuse leidma, et kui me vaatame seda, esimene karistus Taavetil oli siin see, et tema poeg suri ära, mis ta selle Batsebaga sai. Ja Taavet küll paastub selle poja pärast 7 päeva, aga kui poeg sureb, siis ta tõuseb üles ja peseb oma näo, läheb, teenib Jumalat ja siis hakkab sööma. Et mõnes mõttes siin on näha seda Taaveti meeleparandust ja milline peaks olema meie suhtumine samuti kõiges raskuses. Et kui see raskus on, siis me võitleme Jumala ees mõnes mõttes selle raskuse vastu, aga me ei anna alla. Et see ongi see, et isegi kui see raskus käis mis üle ja me kaotasime oma lapse või kaotasime oma perekonnaliikmed või maja või mis iganes muu asja, eks ju, siis muidugi me ei pea seda rõõmu kilgetes vastu võtma, vaid me võitleme Jumalaga, nii nagu kuningas Hiskja võitles, kui te teate seda lugu, kes ei tea, siis lugege pärast kodus. Et kui see kitsikus tuleb meie peale, siis me võitleme Jumala ees. Aga kui see käib meist üle, siis me ei lange depressiooni, vaid me peseme oma pale ja me läheme edasi. Ja miks me seda teeme? Sellepärast, et ma tahaks nüüd jõuda selle punktini, miks kristlane meie seda siis teeme. Ja selleks me lugesime, kui te alguses lugesite, oli Johannese evangeelium ja Johannese evangeeliumi 20. peatükk ja 11. salmist. Ma loen selle koha uuesti, et meil oleks värskelt meeles. Ja Maarja seisis haua kõrval, siin Jeesus on risti löödud ja siis haud on tühi ja see on ülestõusmispäeva esimene hommik. Maarja seisis aga haua kõrval väljas ja nuttis. Kui ta nõnda nuttis, vaatas ta kummargil hauda ja nägi 2 valges riides inglit istuvad seal, kuhu oli pandud Jeesuse ihu. Ühte peatsist ja teisi jalutsis. Ja need ütlesid talle, naine, miks sa nutad? Tema vastas neile, nad on mu isanda ära viinud ja ma ei tea, kuhu nad on ta pannud. Kui ta seda oli öelnud, pööras ta ümber ja nägi Jeesus seismast, aga ta ei teadnud, et see on Jeesus. Jeesus ütles talle, naine, miks sa nutad, keda sa otsid? Maarja arvas ta aedniku olevat ja ütles talle, issand, kui sina oled ta ära kandnud, siis ütle mulle, kuhu sa ta panid ja ma ise toon ta ära. Ja Jeesus ütles talle, Maarja, too pöördus ümber ja ütles talle heebrea keeles rabuni, see tähendab õpetaja. Ja Jeesus ütles talle, ära puuduta mind, ma ei ole veel üles isa juurde läinud, aga mine mu vendade juurde ja ütle neile. Ma lähen üles oma isa ja teie isa ning oma Jumala ja teie Jumala juurde. Siin on, see pilt on nagu pilt Jeesuse võidust. Mõnes mõttes see pilt on, Jeesus on siin täitnud kogu inimkonna mõtte ühe tööga, aga nüüd, kui me mõtleme Jeesuse elu enda peale ja mõtleme nendele samadele asjadele Aadama ja Taaveti eluloo ja nüüd Jeesuse eluloo peale, ja siis me teame, et Jeesus on Jumal. Ja kui me mõtleme nüüd ise, kuidas meie siis neid asju teeksime, kuidas siis inimkonda patust päästa või kuidas muuta kõik see heaks, mis Eedeni aias siis juhtus, siis mõnes mõttes, kui sa oled Jumal, siis sul on palju valikuid, eks ju, sest sa oled kõikvõimas ja me võime näiteks Jeesuse elus mõelda seda, et Jeesus oleks võinud teha lihtsalt nii ja inimkond oleks lunastatud. Ja mitte keegi ei oleks küsinud mitte midagi, sest ta on Jumal. Kas see oleks juriidiliselt õige tema enda olemusega? Kindlasti mitte, sellepärast ta ei teinud seda, aga ta oleks saanud seda teha. Ehk siis Jeesus näitab meile eeskuju, kuidas olla täiuslik aednik.
siin, kui ta on jõudnud lõpuks oma nii-öelda töö lõpuni selles, ta on nagu teinud kõik ära, mis on vaja teha olnud. Ta sündis, ta oli puussepp esimesed eluaastad, alguses oli laps, kui oli oma vanematel, siis ta oli puussepp, tegi tööd oma isa kõrval, siis viimased aastad ta õpetas jüngreid ja oma teenistuse aja alguses saatan pakub talle mõnes mõttes seda kiirlaenu võimalust. Kui ta on seal kõrbes, eks ju, siis ta ütleb, et kuule, näe, su missioon, kõikide riikide kuningriik endale saada, eks ju, saad kohe kuningaks, ma korraks põlvitad mu ees ja saad kohe kõik, ma annan sulle niivisi. Sa ei pea midagi ei tule teha, me ei räägi mingit juriidikat läbi, sa lihtsalt teed ära ja kõik on sinu, sa ei pea surema, sa ei pea ristile minema, midagi ei pea juhtuma. Aga mida Jeesus teeb? Jeesus valib olla ustav. Ta ei otsi kiirteed, ta ei otsi kiirlaenu, ta ei otsi seda otseteed, ta ei otsi passiivsissetulekut, ta otsib seda, mis on Jumalale meelepärane. Ja Jumalale meelepärane on käia see 3,5 aastat jüngritega koos, õpetada neid tundma Jumalat lähemalt, teha seda, mida ta teeb, teha haiged terveks, äratada surnud üles, kanda seda mõnes mõttes oma risti enese peal ja siis lõpuks jõuab ta jälle sinna aeda, Keetsemini aeda, seal ta nutab Jumala ees, kogeb kogu seda raskust ja valu, esiti seda Jumala viha, mille ta peab enda võtma läbi selle karika enda peale ja see on meie patt, mille pärast ta seal on. Aga tema, kes ta on mõnes mõttes olnud terve selle aja ustav selles kohas, kui Jumal on teda pannud. Täiesti ustav kuni siis selle lõppvaatluseni, siis nüüd see viimane koht siin, kui ta on auast tõusnud, siis Jumal mõnes mõttes näitab selle pildi, et näe, see on lõpetatud. See on tõesti tehtud. Ma olen selle teinud väga hästi ära. Ja nüüd, kui meie, kes me oleme kristlased, kes me armastame seda Jeesust ja seda Jumalat, siis seda enam meie peaksime vaatama ja võtma temast eeskuju ja tundma ja nägema seda, et meie ükskõik millistes eluoludes me oleme selles maailmas, siis me teame, et see Issand ja Jumal on lõpetanud selle töö meie jaoks. Et me saame reaalselt tema pärast, me saame jõuda kuhugi hingamisse ühel hetkel. Et me täna võime kogeda seda, et meie patud on meile andeks antud ja olgu ükskõik kui suur raskus meie juures, siis me teame, et tema on ees käinud. Tema on teinud juba kõik raskus ära ja ta lubab meile õndsust. Ta on meie isa. See ongi see, et me kristlastena võime mõelda, et kuidas me saan hakkama selle laste kasvatamise, kuidas ma saan hakkama selle depressiooniga, kuidas ma saan hakkama selle keerukusega. Aga ma võin täna teile öelda, teie, kes te usute ja teie, kellel on lootus Issanda peale, siis ta on teie isa. Ta teab teie raskust. Ta on ise teid pannud siia maailma. Ta teab igat hetke meie elust ja ta teab igat keerukat punkti, kus me ise tunneme, et me oleme nagu see Taavet, kes kõnnib selle põgeneva Absalumi eest ja keegi Saul viskab, loobib teda kividega ja ütleb, et ta on neetud, siis me täna teame, et Jumal on meie isa ja meil on suur lootus temas. Meil on suur lootus läbi Jeesuse töö, sest tema on see täiuslik aednik, kes on selle aia harimise lõpuni viinud ja valmistunud meile elupaiga ja mõnes mõttes ootab lihtsalt seda, mida me teeme, siis selles teadmises ma tahangi teid julgustada ja öelda teile seda, et tehke seda tööd kogu innuga Issanda jaoks ja ärge otsige seda täiust siit maailmast, sest seda siin ei ole. Ja seda siia ei tule ka sellisel määral. Me saame kõiki neid häid asju kogeda, mida Jumal oma lastele annab teinekord.
ja see on, me saame tänulik olla nende eest ja nende laste eest ka, kes nii toredad on, siis me võime neid hoopis vaadata teistmoodi, et nad ongi õnnistus ja nad ongi nooled meie nooletupes. Ja olla sellest rõõmsad. Aga me teame seda, et ühel päeval me jõuame Jumala juurde ja ma lõpetaks selle jutluse 2. Korintuse kirja 9. salmiga, kus Paulus siis tsiteerib. Kuid nõnda nagu on kirjutatud, mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis inimese südamesse ei ole tõusnud, selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad. Mõelge veel korraks, mida silm ei ole näinud ja mida kõrv ei ole kuulnud ja mis isegi ei ole südamesse tõusnud, selle Jumal on valmistanud meile, kes me teda armastame. See on nii suur erinevus sellest, kui me saaksime selle maailma kogu rikkuse, kõik vara, kõik hea või mis iganes muu, siis Jumal on valmistanud meile pääste ja Jumal on valmistanud meile hingamise temas. Ja see hingamine on erilisem kui ükskõik mis muu siin maailmas. Mida silm ei ole näinud, me silmad on palju näinud. Mida kõrv ei ole kuulnud, meie läbi interneti oleme väga palju kuulnud. Ja mis isegi südamesse ei ole tulnud. Meil on täna AI, kes genereerib igasugust asja, mida me ise ei suuda mõeldagi. Jumal ütleb, et see on palju erilisem. Ja ta on valmistanud selle kõik meile, kui me armastame teda. Ja selle kindlusega ma tahan, et me kogudusena läheksime läbi sellest elust ja mõtleksime selle peale, et Issand reaalselt, ta on meie isa. Ta on meie isa ja ta armastab meid. Ta hoolib meist ja tal on palju varuks meile. Ja see võiks viia meid läbi kõikide nende hirmude, mida me kogeme siin maailmas. Ja mõnes mõttes panna tähele ennast, kui me oleme sellesse jõutekke jõudnud, et me ei oskagi midagi teha, siis peaksime leidma selle tee, kuidas teha ja kuidas paremini teha, Issandale au tuua. Paletame.